Hei, mina olen Liisa Endra, Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsioonijuht ja ma olen täna ühe linnamesinikuga garaaži katusel. Me oleme Endla tänaval ja siin on 17 mesilaste peret ja tuleb välja, et Erki just ütles, et tema mesi sai eelmisel aastal Eesti kõige parema mee tiitli. Oli nii? Nii et linnas mesilaste pidamine võib olla väga maitsev ka. Kuhu su mesilased põhiliselt lendavad siin? Kus nad süüa saavad? Mesilaste korjeala on kuni 2,5 kilomeetrit, võib ka rohkem olla, et raadiusega selline ring ja siin praegu on üheks piiriks on Stroomi rand ja teiseks, mida ma arvan, et on Tehnika tänav, mis on Kristiine taga, et seal need suured kastani alleed, et kevadel nad saavad sealt midagi, aga praegu on lihtsalt rohelised aed linnad, kus nad midagi korjavad. Kaua sa tegelenud oled sellega? Siin 3. aasta üldse kokku alustasin 2010 ühe perega. Oled sa saanud nõelata ka? Kas see vastab tõele, et mesilased nõelavad? Ikka nõelavad, isegi need rahulikud mesilased nõelavad, kui sa neid kiusad liiga palju. Et siin alles eile sai nõela näppu otsa. Aga valdavalt siis on ikkagi sõbralikud, et ei ole niimoodi, naabrid saavad nõelata? Tavaliselt on mesiniku viga, kui sa nõelata saad. Et mesilane viimases hädas ainult nõelab. Kas see mesi, mis sa saad, on nüüd siis heitgaasidega juba saastatud või on see täitsa söödav mesi? See on täitsa söödav, et see, kui mesi nüüd meie lauale jõuab siit tarudest, et siit on juba kõvasti mitmest mesilasest läbi käinud juba korje ajal, et mesilase raskkeha siis filtreerib selle mürgi sealt kõik välja ja siis mesi on nagu puhas. Et sügisel on plaanis teha süvaanalüüsid, meie süvaanalüüsid, et vaadata, mis metallide jääke siin üldse on, mida mitte. Et senimaani on olnud nagu kõvasti alla piirnormide, aga seda analüüsi ei ole tehtud minu mesilast, et see on Mektari katuselt tehtud. Palju sa tead, et linnas mesitarusid peetakse? Sina oled siin Endla tänaval, kas kuskil naabritel on ka? Siin kohe vahetusläheduses ei ole, kilomeeter eemal Veskimetsas on mitu mesilaste pidajat ja siis on Loomaaias on kuskil 10 taru. Siit Kadriorus on Tallinna Mesinike Seltsil on veel 2 taru ja siis seal kõrval on üks 3. generatsiooni mesinik, kes peab kuskil 20-30 või see aasta võib-olla natuke rohkem tarus. Ja siis siin linna ümber rohkem praegu kindlasti ei ole, et Peetris on veel ja siis üritatakse siia linna nagu rohkem tuua neid. Aga Erki, mis sa siis arvad, et kas see linnamesindus on nagu selline asi, mis võib mesilasi aidata või? Kindlasti, selles mõttes, et kevadel on siin teinekord soojem kui kuskil maakohas, et kui kuskil lohus ollakse, et siis on pikalt jahe seal. Teine asi, et siin hakkab päike kohe varakult peale paistma neile. Kevadel on kohe söögilaud kaetud, et siin samas ümberringi on suured vahtrad, mis õitsevad ja mesilastel piisab ainult paarist ilusast päevast, et nad saavad õietolmuli minna koguma. Ma vaatan, et sa oled teinud selliste nagu koduste vahenditega justkui need mesitarud, et vist ei ole siis väga palju vaja, et alustada või? Alustamine on siin selle juures kõige kulutam tegevus. On? Räägi, mis see tähendab siis? Kui kevadel minna mesilasperet ostma, et siis küsitakse üle 200 euro pere eest, see tähendab 6 raami ületallitud mesilasi, kus ema ja siis on korpused, põhjad, katused, vahelaed, kellel vaja on ja siis inventar, et üldse nendega toimetada, kes kardab mesilasi, siis ostab veel omale kompensatsiooni, kaitseriietuse, et see kõik maksab. Et ütleme, et siis siuke algkapital on kõige olulisemalt, kui sellest nagu mäest saad üle, et siis pärast pidamine enam ei ole kallis, jah? Kõige tähtsam on tahe, et kui sa tahad, et siis kõigest jagub. Alustasin ühega ja siin peaks 17 olema kokku see aasta koos noorte peredega 30 ringis. Aga nad siis iga aasta täienevad, et järgmine aasta on sul juba siis kui palju? Sõltub nüüd kevadest, et kui kõik suudan ilusti üle talve tuua, et siis tahan laiendada järgmine aasta. Ja on selline väike andur, mis on tarus sees, et siis vaatab tarust niiskust ja temperatuuri. Mis seal sees on? Palju neid siis kokku võib niimoodi olla seal? Praegu ei oska öelda. 10 raami on. Siin tüdrukud sealt teed. Tere mesilased. Selliseid eri ja põhja peale ehitavad need omal üles. Nad ise teevad selle asja sinna vahele või?
leht on antud. Kui ma annan, et siis on selline lihtsalt leht, paha leht ja siis nad ehitavad siia. Et see antakse neile lihtsalt ette, et neil lihtsam oleks ehitada. Muidu nad teevad ka niisama raami ehitavad täis. Siin on nad juba ehitanud ju, on ju? Jah, see on juba ehitatud. See on ilus. See juba lõhnab magusalt ju. Kuule, aga mis sa sellest arvad, kui öeldakse, et see mesi on mesilaste okse? Mis see mesi siis on? Ei ole okse. Okse on siis, kui ta on sul seede kuulud, tähendab makku jõudnud juba, aga mesilastel on nüüd meepõis on eraldi. Ja sinna koguvad nad. No siin on nüüd noored siin on juba ju... haue ja kõik on siin segamini. Aga kui sa tahad nüüd, pane näpp siia selle mee peale ja siin ülal on lahtine meeriba. Jaa. On niimoodi kohe ja mesilased likvideerivad ülejäänud. Nii magus, ma ei ütleks küll, et on mingi teistsuguse maitsega, aga väga hea mesi on. Jah. Nendest peredest ma see aasta net väga võtta ei saa, sest need on noored pered. Kudi nad õietolmu koguvadki. Nagu püksid on jalas. Nagu püksid on jalas, jah. Pole märganud pisut. Ei, see liist käib siit eest ära praegu, et ta on lihtsalt väiksem. Nad on nagu nii lahedad, siuksed sumisevad, siin ajavad oma asja. Kui sa selja taha vaatad, siis neid on sul hästi palju. Sa olid lennutee veel täpselt ees. Tiine poolt tulevad praegu